Oota, ma tulen sinna kõrvale. Kui ei seda niimoodi sööda siia. Oskar võtta kala. Ta ise teeb selle lahti. Ma toon selle sõela ära. Ma arvan, mulle tundub, et te olete väga hea töö teinud, et ega siin ei olegi suurt midagi sõeluda. Natuke on jah, võtame midagi. Tegelikult on nagu see, et ega see sodi ei sega mitte midagi, seda nõnga värvimist. Aga kui me oleme laisad ja me ei viitsi teda pärast korralikult nagu väga niimoodi nendest tepradest puhastama hakata, siis me pigem nagu selle keeduse puhastame ära. Ja selles katlas on siis nüüd selline värk, et siin on keedetud 1-3 päeva neid nõgese varsi, et seda kiudu siis kätte saada või nõgese varre koori. Et ta oli juba väga ilusat värvi enne seda, kui me need lehed sisse panime, aga kuna Heiki Põldmaa oli niisugune nagu kangelane, kes kooris või laasis, ma ei tea, 60 kilo nõgeseid, siis meil jäi neid lehti väga palju järgi. Ja ei saa neid siis ju raisku lasta, et peab siis midagi tegema. Otsustasime, et me värvime lõnga. Lõnga meil muidugi ei olnud. Aga me õnneks saime selle täna. Ja lõnga legend on siis selline, et lõng on pärit Rälbiküla lammastelt ja üks osa sellest lõngast on siis kedratud Vaemlas, Hiiumaal ja teine Kabalas. Ja me pistame selle lõnga siia varsti siia sisse. Hakkab juba saama. Tegelikult villane lõng ei taha väga kuuma saada, ta tegelikult ei tahagi isegi 100 kraadi saada. Et me paneme sellesse suurepärasesse keedusesse, kus oli 2 sellist suurt, hiigla suurt prügikotitäis nõgese lehti. Ma ei ole näinud mitte kunagi, et ühelgi taimedega värvimise mingil workshopil või üritusel oleks nagu nii kange keedus, et ma praegu loodan sellest nagu väga, nagu ma ei tea mida on ju. Top tagasi. Aga näis. Ja kuna siin on juba tänu sellele, et selle varre keetmiseks oli vaja siia sisse panna leelist ehk siis lehtpuutuhka ja vist on siin ka natuke seebikivi, ma ei ole sellest päris kindel, siia ei tasu paljaste kätega sisse ronida, ma juba tunnen, et kirvendab. Et siis see leelis ja see seebikivi, mis siin sees on, et sobivad väga hästi selle lõnga peitsiks ehk siis selleks, mis selle värvi ära kinnitab. Kuna meil siin meie maja ümbruses on hästi kare vesi, siis mul õnnestus üks tilgake vihmavett leida ja need lõngad on praegu märgumus vihmaveeses, sellepärast et villane kraam on säherdune, mis väga karedat keskkonda ei taha. Ja kui me ta nüüd siia paneme, siis ta peaks põhimõtteliselt hauduma selles leemes ma arvan, 2, 3, 4 tundi ja ideaalis võiks olla nii, et me teda üldse keema ei lasegi. Et see lõng mida vähem me seda villakiudu kahjustame, sest leelis on niikuinii juba see, millega see värv sinna kinnitub, on selline, mis teda kahjustab, et siis me pigem ei ajaks seda katelt üldse keema. Ja välja võtame me need lõngad alles hommikul, kui vesi on täielikult ära jahtunud. Siis me näeme seda tulemust lõplikku. Oota, Miia? Et saabusid lõngad. Nii, ma nüüd näitan. Selles mõttes, et kui meil on kõik siin nagu niisugune, et me tahame teada, see on nüüd Rälbil lammas Kabalas kedratud. Oota, sa ei tahtnud seda vihmavett säilitada? No jah, esimene läks niimoodi, näed, läks. Mul on tegelikult seda tilgake vaja. Selleks, et see kera sinna või see viht ära jupuks, on meil niidid siin taga, mida punasem, seda parem. Ma katsun selle kinnitada siia külge ja loodan, et see ei lähe nagu nii kuumaks, et see läbi kärssab. Ja see niit peab jääma nagu või nöör või mis teil siin küljes on nagu nii pikalt,
et me saaks seda kõike siin segada, et see asi peab olema hästi vabalt siin sees, muidu see lõng värvub ebaühtlikult. Vaata, vahel ongi see lahe. Vahest võib teha niimoodi, et sa viskadki kera sisse, siis sa saad sellise tulemuse, et kera nagu alguses on hästi tume, keskel on nagu heledam ja lõpus on päris valge, et seda siis saab mingeid triibulisi asju kududa. Ja nii on vanasti ka tehtud. Nii, vaata, ma vaatan. Nüüd ma väänan. Liisa tuletas mulle meelde, et mul on seda vihmavett vaja. Ei, no mulle piisab sellest, kui siin on mingisugune pool või veerand ämbrid, nii aitab küll. See pange kuskile need lapsed ümber ja. Vaatame siis nüüd edasi. Ja, see on nüüd vaemlas kedratud rälbilammas. Läheb sisse. Millega vahet siis? Kus sa sellest aru saad? Ma tean lihtsalt, mulle näidati enne, mis on mis ja see, mis on seal kabalas kedratud, tundub olevat kuidagi niisugune peenema keeruga ja kuidagi nagu ebaühtlikum, aga see vaemlama on väga ilus. Aitäh Tiiu ja Jüri Valdmaale. Ja need lõgesed ei saanud kahmitud nagu ilma asjata siia kärusse niimoodi hoolega, et ärge jumala eest kuskil ära visata, vaid nendest ma loodan, et saab kas kartulimulč või väetis, et see peaks nagu töötama. Ja see, et see vill praegu teie arust on juba roheline, see on täiesti petlik, et kui ma praegu ta viskaksin nüüd kuskile tünni ja loputaksin ta ära, siis ta oleks praktiliselt valge tagasi. Selleks, et ta oma värvi saavutab, selleks ta peab olema siin ikkagi oma need tunnid ära. Ütleme, et on praegu siin, ma tahaksin, ma ei tea, kas ma suudan seda pidada, seda tuld, nii et oleks kuskil 80-90 kraadi jooksu käes mingisugune, ütleme, 3-4 tundi oleks ideaalne. Kui te keedate, siis kindlasti mitte rohkem kui tund, aga kui ta on niimoodi kergelt haudub, siis võiks kauem olla. Ja siis ma lükkan need tukid siit alt ära, panen kaane peale ja hommikuni on ta siin sees. Kui on juba vesi nagu nii jahe, et ma suudan sinna käppapidi sisse minna, siis ma võtan ta välja, loputan ära nii hästi, kui ma suudan, ja siis panen ta sinna kergesse äädikavette, tõstan välja. Lõnga ei tohi nagu väga nagu ruttuda, muidu ta hakkab vanuma, tõstan ta välja, lihtsalt panen nagu tilkuma ja kuivama ja siis ta kuivab ära. Ja kui seal on mingeid pepri veel sees, siis pärast te saate seda kloppida niimoodi, et need tulevad välja, siis kui ta on juba krõbikuiv. Ja no, ma ei tea, ega mereveel ka, ma arvan, häda ei ole, sellepärast lambaid ju pestakse seal, mis see merevesi siis nagu mu koer joob merevett ja meie siin, ma arvan, et see on täitsa okei see merevesi, sest et meie siin lahtedes ju see vesi ei ole mitte midagi soolane, et noh, see ei tee mitte midagi, seda võib pigem isegi, noh, ma ütlen, et loomad joovad seda ja lambaid pestakse seal ja ma arvan, et see on täitsa hea. Et jah. Ja nüüd, noh, siin paneme midagi siia veel, et see katel on lihtsalt niivõrd suur, et siia saaks kõik nii palju neid lõngu. Ma lähen toon võib-olla mingisugust otsin kuskilt. Ja, ma tean. Ma lähen otsin, võib-olla ma leian veel vihmavett. Ma usun, et mu naabri onu Ainil on suur tünn, kus ma võin võtta ühe selle pisikese mannergutäie. Kuna ma viin tukile konte, siis ma usun, et mul lubatakse seda teha.